Kui palju inimesi sul allub, palju sa Mitte ühtegi. Partnerid on kõik? Ei. Jah, meil on põhiosa inimestest on meil ka kaasomanikud tänaseks. See on 1-5 kaasata tiimi. Aga alluv ongi selline asi, mida meil otseselt ei ole, et meil on hästi lihtne, lakooniline, startupilik ettevõtte struktuur, et juht on pigem sellise aitaja ja lõppastmes otste kokkutõmbaja, vastutaja roll, et selliseid manufaktuurilikke või tööstusest tuntud hierarhiaid ei lähe meil vaja. Ja. Et muidugi osa sellest meeldivast olukorrast on tingitud sellest, et me oleme nii pisike. Meil on 7 inimest tiimis. Ja. Ja ega väga palju rohkemat ei olegi vaja selleks, et selles äris kand kinnitada oma sihtturgudel. Et meie ala kõige tugevam tegija, üks Ameerika ettevõte nimega Weebly, on selleks kasvanud umbes sama suure tiimi tööga, et tõesti see on lihtsalt hämmastav, kui lihtne see äri on, veebiteenuste äri, võrreldes kogu selle lokaalsuse, keerukuse ja massiivse kulude struktuuriga, mis on nii-öelda siis tavalises äris. Et rohkem sõltub edu sellest, et kas sa kas su idee alguses midagi maksab ja siis kas sa oled järjepidev, et seal mulle tundub, et paljud ebaõnnestumise faktorid, mis on mujal, on meie äris kuidagi puudu või väiksemal määraga, et sellise hea äraelamise võib saada ülilihtsasti. Maailma tasemel või sellist globaalset positsiooni, mis tõesti määraks, seda saada on ikka raske, sinna mahub ikka, püramiidi tippu mahub ikka ainult üks, aga see püramiidi osa, mis on pealpool veepinda, see on tohutu. See on tekkinud nüüd 2000-ndatel see lõputu veebiteenuste äri ja me oleme lihtsalt üks näide sellest, et Eestis on seda tehtud vähe, Eestis keskendutakse rätsepa töödele liialt, aga USA on lõputu. Igal mehel on äri või 2.